Tervist, meie oleme siis kaks väga erineva põlvkonna Kesk-Eesti laulukirjutajad. Ja võib-olla siin on peamiselt küll Raplamaast juttu olnud, aga kuna meil on siin Järvamaa ka pundis, siis peaks võib-olla rääkima Kesk-Eestist. Ja siin oli väga huvitav kuulata Pärdi ülesastumist, mida tema nagu välja toob selle Rapla seose puhul. Ja mina olen palju mõelnud selle peale, et kas on midagi, mis nagu kogu Kesk-Eesti nagu siis näiteks laulukirjutajaid nagu minu kolleege siis nagu ühendab. Ja mulle tundub, et Pärt mainis siin juba üsna mitu asja ära. Mulle tundub, et siin annab nagu üldistada kuidagi küll. Kas sul mikrofon töötab? 2-3-1-2 töötab. Ja mul on väga hea meel, et me oleme just Natiga siin koos, sest tegelikult mina olen ka nagu Rapla ja Järvamaa nagu liitprodukt, kuna minu emapoolne suguvõsa on Kumma külast pärit, mis on ju Raplamaa üldse üks vanim asustatud nii-öelda paik. Ja ma võin öelda, et minu emapoolne suguvõsa on Kumma külas elanud siis vist üle 500 aasta, sest et ma tean, et meie talus Kumma külas oli siis minu vanaisa ees 6 põlvkonna ja pohlasid. Ehk siis Kumma küla pohlad on põhimõtteliselt 7 põlvkonda järjest sama nimega nii-öelda inimesi elanud. See on siis minu vanaisa ema poolt ja isa poolt ma olen pärit Kõrvemaalt ehk siis Järvamaalt ja seal on ka umbes 700 aastat olnud replikud paigas ja nimi on Rootsi aegne, nii et vähemalt Rootsi ajast saadik olen ma siis nagu topeltkodakondsusega kesk-eestlane. Jah, mina olen ka samuti siis järvakas, aga mõnes mõttes natuke minu juured ka Raplamaal, et minu vanaema elab Raplast natuke vist kuskil 15 kilomeetrit. Märjamaa poole kunagi oli tolle koha nimi Kabala lähistel elas, nüüd ta vist on ära muudetud, nagu ma enne paikalt teada sain. Nüüd on ta siis Tamme. Ja ütleme nii, et pool oma lapsepõlve või siis suur osa nädalavahetustest ja vaheaegadest olen ma siis samuti seal veetnud nende vägevate metsade keskel ja nautides siis avarust. Sest et üks asi, mis tõesti kohe seostub Kesk-Eestiga on avarus. Mulle tundub, et mis Raplamaad puudutab, siis päris mööda ei ole läinud ka see kunagine võrdlus, et Kesk-Eesti on nagu meie Ameerika. Mulle tegelikult tundub, et Kesk-Eesti on nagu kõige ameerikalikum osa nagu Eestist. Just mingis mõttes sa hakkad nagu nautima Kesk-Eestit õigel määral siis, kui sul on rattad all. Sest et ja teine asi, mis nagu mulle alati seondub Raplamaa ja Järvamaaga ja üldse Kesk-Eestiga on nagu peidetud varandus, et sa pead teadma, kust tee osas nagu alla keerata, et mingisuguse nagu salajase hüveni nii-öelda jõuda. Et kas see kuidagi ka nagu loomingulisuses nagu kajastub, see on nagu igaühel võib-olla erinev. Aga võib-olla olekski hea siis hakatuseks teha üks laul koos ja vaadata, kuidas siis nagu peaaegu 20-aastase vanuse vahega Kesk-Eesti laulukirjutajad nii-öelda kokku klappida. Et see ongi siis võib-olla eksperimendi mõttes, et vaadata, kas on mingi ühine platvorm, millest nagu Kesk-Eesti nii-öelda loovus tõuseb. Kas kitarrid tulevad kõlaritesse ka? Kas te kuulete kitarri kõlaritesse? Aga mingi üks loo ära ja siis võib-olla paar sõna, sest et loo nimi on Raba ja Rapla nimi on tulnud ka Rabavast lühenenud nimi.
ruumi unelmale. Halde huikeid hajub öösse, raba kaduvikku kaob. Udulooris hingad vaikselt, aeg seisab taab. Peatu hommik, oota mind ära, kevadvihmast selge silm. Vaatab läbi, tunneb sind ära, järve peeglis uus maailm. Raba laukas, pese hing ära. Aga minu jaoks oli see, et ma võin seal olla paar päeva. Aga mul tuleb tõesti koduigatsus. Tulen tagasi oma Järvamaale, enda vägevate metsade keskele ja juba sellel hetkel, kui võib-olla ei olegi veel päris Järvamaal, ei olegi veel päris kodus, aga kui ma tunnen, et ma olen jälle nende metsade vahel, need vägevad lehtpuud ja üleüldse kõik see on kuidagi väga ürgne. Lähed sealt, no on küll jah, vägevad mänimetsad ranniku, aga enda kodumetsad. Ja just Raba on ka üks lauludest, mis on mõeldud, et kui sa lähed sinna, kus on päris sinu koht. Minu jaoks on üks kohtadest Raba, mis ongi tegelikult mu lemmikkoht, siis ma tunnen, kuidas see pesebki minu hinge ära ja niimoodi ka kodus. No minul on see asi, et kui nüüd nagu ma olen palju mõelnud selle peale, et siin juba enne mainiti ka, et meil on väga palju muusikuid Raplast ja näitlejaid ja nii edasi. Ja ma olen nende muusikute peale mõelnud ja üritan siis nagu näha, et kas seal on siis nagu mingisugune seos, et kas siis on mingisugune Kesk-Eesti nagu DNA kõigis nendes asjades, et kui ma näiteks mõtlen Riho Sibula peale ja Siiri Sisaski peale ja Pärdi peale ja näiteks veel Türilt oma sõber Jaan Pehki peale ja Paidest oma sõprade peale ansamblist Andur ja nii edasi. Siis mulle tundub, et tegelikult midagi nagu on küll. Sest näiteks hiljaaegu sellesama Paide ansambli Anduri kogumiplaati ma aitasin koostada ja töötasin kogu nende nagu materjali läbi. Ja ma leidsin isegi enda nagu üllatuseks, et paljuski näiteks nemad on paika pannud selle, millest ja kuidas nagu lauldakse eestikeelses näiteks indie-rockis. Sest nemad olid esimeseks hakkasid eesti keeles seda nagu muusikastiili tegema ja nad panid paljuski paika ja seal on ikkagi Järvamaad on väga stiili. Ma ei tea, kui paljud ansambli Anduril loomingud niimoodi täpselt tead, aga mina võiks isegi öelda, et neil on nagu autorokk on nagu nende nagu žanri määratlus. Sest neil pahatihti on ikka alati kusagil teel, kas siis Järvamaale või sealt ära, eks ole. Siis läbivad muidugi tuuled, noh, eks ole, kuulsad Järvamaa tuuled, eks ole, või Kesk-Eesti tuuled, sest tuul ju meil siin suvatseb paljuski oma volitseda. Või siis mõelda ka, ühesõnaga niisugune loodusvaatlus, mingisugune teelolek, mingisugune just see nii-öelda liikumisel tekkiv nii-öelda narratiiv. Mulle tundub, et on paljuski ka see, mille pärast võib-olla minu jaoks on näiteks Kesk-Eesti muusika ameerikalikum kui muidu Eestis. Et midagi on selles nii-öelda teel olemises, midagi on selles, mis nagu Kesk-Eesti näitab, eriti näiteks suvisel ajal reisides auto või jalgrattaga. Või näiteks
näiteks jalgrattaga suvel sõita näiteks Inglistelt Kiavasse. Kas on ilusamad teed, kus on veel tee ääres säilinud nii-öelda Kopli maastik, kus on veel, ühesõnaga, et midagi kindlasti on, aga seda võib-olla peaks nagu uurima. Ma ei tea, kas Järvamaa ja Raplamaa või Kesk-Eesti, kas ta on nagu kuidagi nagu siis, ma olen selle peale palju mõelnud, kas ta siis on kuidagi nagu soositud paikloominguga tegelemiseks. Ja mulle tundub, et on. Sest et ma mäletan näiteks iseenda teismeeast, ma mäletan seda, et väga tähtis asi minu muusikalise tegevuse juures oli igavus. Sest et mul oli nagu nii igav kogu aeg. Ja mulle tundub, et Kesk-Eesti on nagu väga hea koht, kus nagu igavleda. Või kus sul võib igav olla. Sest ma näiteks mina hakkasin üldse laule kirjutama niimoodi, et ma läksin jalakoolist koju Rapla Vesiroosi gümnaasiumisse Spaekülla. See on niisugune natuke alla 5 kilomeetri. Ja ma mäletan nii igav oli kõigile seda. No tõesti, kohutavalt igav, aga samas nagu alati oli nagu mingisugune ilus maastik. Alati sa näed ikkagi, Raplamaal on ju tavaline see, et sa võid näha näiteks 7 kilomeetri kaugusele. Et sa näiteks, kui on mingi teelõik, kus näiteks avanemine enne Kiavat, kui sa võid sisuliselt näha üle 10 kilomeetri kaugusele korraga. Ja Järvamaast ma ei räägi, selle koorega oli liiguvad segani teinekord, aga see pole ka järvakate süü, et mantri jää omal ajal meile andis nagu selliseid mängulisemaid vorme. Aga võib-olla veel üks muusikaga küsimus. Jah, selle kohta ma ütleks ka nii palju, et me nüüd räägime seda loodusest, aga meil on ka, kui vaadata nüüd nii-öelda neid linnapiltikesid, siis hästi palju kuidagi pealiskaudsust inimestes või mingisuguseid eelarvamusi, et väike kohakett või seal siis ikka on, aga kui sa vaatad natuke sügavuti, mis seal siis tegelikult on, nagu näiteks ongi siis Rapla ja Valde ja Tüül ja erinevalt üks siis, kas on siis väikeline maade ja? väikeline maade. Lillades kummikutes tallalasid provintsi tänavaid, suitsustes kohvikutes vanakunsti näituspäevi on näinud. Kesklinna mul pargi pingil veeniplekk, siit keeni on läinud 2 paari jälgi ukselingil, kes öösel paha peal on. Vanast tänavast, just kui saabus provints, mis jäänud ajavarju, peidab palet vaikuse katterüüs. Suitsuse kohviku aknast paistab väsinud muusik, kes hiljadeb tööd. Linn elegantselt kunstist lokkab, teine pale kui vaikuse katterüüs. Kui veel Raplamaast ja Kesk-Eestis siin rääkida veel mingi esimene konverentsid, eks ole. Siis ma olen mõelnud selle peale, et jah, on need loomingulised kokkupuutepunktid mingisugused olemas, mida on nagu raske kaardistada, aga samas näiteks koostöö nagu Kesk-Eesti inimestega sujub kuidagi alati nagu kuidagi lihtsamalt kui näiteks põliste tallinlastega või mitte, et siin oleks kuidagi väga suur mingisugune suhtumise erinevus, aga ma olen alati nagu võimalus olen eelistanud, et töötada nagu kas Raplamaa või siis Kesk-Eesti inimestega ja nendega ma olen ka palju nagu koostööd
kuidagi nagu see, tundub, et see taust on nagu sarnane. Sest mulle tundub, mis on nagu üks paremaid asju, näiteks Rapla juures on see, või see Rapla-suguse koha jaoks on see, kui suurt kaalu võib omada nagu ühe inimese initsiatiiv. Sest et seda näiteks on Tallinnas väga raske ette kujutada, et keegi ühel hetkel otsustab, et ta võtab midagi ette ja näiteks see jääb püsima aastakümneteks ja sellel on ka nagu kohalikku nii-öelda sellist mõtlemist või elu muutev väga otsene tagajärg. Sest ma olen väga palju mõelnud näiteks selle peale, et kui minu isa ei oleks mind vastu minu enda tahtmist muidugi Liibevälikst ja Paluja laulustuudiosse, mul on nagu väga raske ette kujutada, et näiteks selline stuudio või selline jalajälg, et seda mul on raske ette kujutada suuremas kohas. Et võib-olla nagu Kesk-Eesti nagu üks võtmeid ongi see, et kui keegi otsustab, et ta võtab millegi eest vastutuse, ta saadab midagi korda, et ta algatab midagi, siis nagu just nimelt sellises, siin on nagu viljakas pinnas, kus üks inimene saab nagu palju ära teha. Sest muidu on tänapäeval igal pool alati vaja tiimi kõige jaoks ja igal pool on vaja nagu alati praegu meil ju niisugune start-upist lähtub niisugune loll loogika kõigest, mis ette võetakse, et kõik on nagu kollektiivne peab olema. Iga asja peab olema nii-öelda pool aastat enne projektid kirjutatud, enne kui on üldse mõni mõte kellelgi pähe tulnud, eks ole. Mulle tundub, et just nimelt selles mõttes on Kesk-Eesti suur väärtus see, et üks inimene võib otsustada, et näed, ma nüüd hakkan näiteks siin gümnaasiumi näiteks saalis hakkan klaverit harjutama iga päev ja sellest võib tulla nagu mingisugune suur asi. Või siis näiteks, et meil on neid näiteid, ma arvan, Raplas päris palju. Meil on ka, ma arvan, mis meie korvpalli seda nii-öelda menu puutub, siis seda on ka väga konkreetsete inimeste nagu mingisugused otsused ja teod näiteks 70-ndates selle taga. Et oli näiteks 70-ndatel meil väga hea tasemel nii-öelda koolikorvpall, mis oma korda on jälle loonud eeldused kõigeks järgnevaks. Samamoodi nagu ma arvan, et näiteks nagu Pärt mainis oma ema tegemisi, eks ole, need on paljuski loonud nii-öelda tingimused sellele, mis nii-öelda järgneb. Ja seda ma mõtlengi nagu võib-olla kõige otsesemalt selle ühe inimese nagu positiivse mõju all, mis on Kesk-Eestis kuidagi eriti ilmne ja võimalik, nii-öelda mulle tundub. Ja muidugi ka siis ülejäänud inimeste toetus. Näiteks minul on Järvamaal see, et ma nüüd praegu elan küll Viljandis, õpin elan Viljandis, pean ennast ikka järvakaks, aga just see, et ega ma ikkagi üksi mitte midagi ei teeks. Et mul on kõik see suguvõsa, mul on see kogukond, need, kes ei ole suguvõsa, need ka, et ma tunnen, et mind armastatakse Järvamaal, ma tunnen, et alati sinna on hea minna. Ja väga tihti peale see, et isegi kui ma näiteks käin Tallinnas hambaarsti juures, sõidan bussiga läbi Türi, siis ma vaatan seda Türi ja mul tuleb nutt peale, sest et see on nii ilus. See on nii ilus, see on nii armas, mind hoitakse seal, ma vaatan Türi kultuurimaja. Rakula huvi. Vaatan seda Türi või vaatan Paidet või üleüldse siis kodukanti, et ma tunnen, kui hea sinna minna ja ega ma üksi ikka mitte midagi ei teeks. Nojah, muidugi võib ju siin kohe öelda, et eks kõigil inimestel ole oma kodukohta nagu hea minna, aga samas nende kodukoht ei pruugi alati olla Eesti. Nii et me oleme selles asjas ikkagi nagu jackpoti. Aga näiteks mul on väga tore mõelda, kas või seesama viimane lugu, me oleme seni laulnud Halki kirjutatud lugusid. Minu arust on kuidagi väga Kesk-Eesti. Juba kas või see, et ta valib ennast G-tuuri akordiks. Näiteks Jaan Pehkin on peab kõik loodud. Tema on türit, tal on G-tuur on tema nagu A ja O, millega ma lähedal. Ta ise väidab, et selle põhjuseks on hoopis see, et tal oli külmkapis vene see külmkapp nimega midagi sellist Minsk või mis mürises täpselt nagu G-noodiga. Aga see on ka nagu Järvamaa nagu ise ära või kuidagi, et seal kuidagi see pool niimoodi juhtus olema, et see vana vene külmkap täpselt selle G ja kui sa hakkad köögis gitarri mängima ja sul käib siis sa vaid ikka selle akordi, eks ole. Aga nali näljaks, eks ole, aga ühesõnaga tundub jah võib-olla kokkuvõtteks, et midagi siin on. Ja lõpetuseks me esitaksime siis ühe loo, mitte nad alati pannud imestama ja võtnud muigama see, kui Rapla otsib oma identiteeti. Sest ma pole kunagi aru saanud, mida siin nagu otsida on. Samamoodi nagu ma ei saa aru sellest, kuidas saab keegi olla Eesti Vabariigi peaministri ja samal ajal otsida narratiivi.
põhiseadus, see on minu narratiiv, kurat, teeb oma tööd, mida sa ajad lolli juttu. Ja sama mõte on mul nagu Raplamaa selle identiteediga seotud. Kogu aeg niisugune mulje, nagu seda ei oleks ikka veel piisavalt. Mulle tundub, et seda on omajagu linna kohta, mis on üldse natuke üle 100 aasta nii-öelda püsinud ühe koha peal. Ja noh, rääkimata sellest, et aluinimesed on siiamaani vihased, et tegemist ei ole alumaakonnaga, sest et alumõisa maadele ju see linn rajati ja ärge uskuge nende väiteid selle kohta, et need sooaurud, mis tõusevad läbi maapinna ja Raplas elades inimese hulluks ja vahepeal tuleb meie alus närve kosutamas, see ei ole sugugi nii. aga ma arvan, et selles mõttes on kõik nagu, ma arvan, et meil on kõik üsna küllakas, et arvestades seda nagu meie nii-öelda ajalugu, ma arvan, et meil on selle identiteeti ja kultuuris isegi kohati natuke aru. Ja lõpetuseks üks hea näide siis helilooja loomikust, kes veetis oma lapsepõlve küll Raplamaal ja iseennast võib-olla ma ei tea, kuivõrd raplatana ta identifitseeris, aga teda on ka püüdnud selle Rapla nii-öelda identiteedi nagu vankri ette rakendada. Minu jaoks natukene võib-olla